Ja tervist jälle kõigile, olete sattunud vaatama Ivo järgmist treenivideod, tuleb nii välja. Ja seekord tuleb siis juttu selle tsükli teisest ehk kolmapäevasest treenist. Ja kolmapäeval treenin hetkel jalga ja rinda. Ja ongi niimoodi, et panen siia kohe pildi jooksma ja hakkan kohe juttu peale rääkima, et oleks kõik ilusti arusaadav, mida ma teen, kuda ma teen ja annan aga minna. Ja video lähebki käima siis juba tööraskusega, milleks hetkel on 140 kilo. Natuke aeroobset ja soojendusseeriad muidugi on tehtud juba, vist oli 4 seeriat soojendust, sealt alt hakkasin üles vaikselt tulema. Ja jalgu ma hetkel ei eelisarenda ega midagi, et see nagu kükk ongi suht ainuke jala esiosa ja selline harjutus, mida ma siis hetkel teen. Ja selle raskusega on mul siis 6x6 selline süsteem, ehk siis 6 seeriat ja 6 kordust igas seerias. Nii. Nagu ikka selliste süsteemide puhul, et esimesed on natuke lihtsamad ja viimastega on juba väga raske. Et on oht isegi alla jääda või siis kui tunnetan juba ära, et ei tule, siis teen lihtsalt 5 korda 6 asemel. Et ma enamasti seda alla jäämist ja keha lõhkumist väga ei harrasta. Et sellega kaasneb lihtsalt liiga suur vigastuse oht ja mina katsun ikka asju tervislikult seal saalis teha. On vaja selle sama kehaga ju veel koju pere juurde jõuda ja leiba teenida. Järgmine päev on vaja tööd teha ja poodi jõuda ja mida iganes kõik on ju. Et parem, kui me ikka ei vigasta ennast, ma leian sellist asja. Nii. Ja sellest trennis siis kükkisin ilma vööta. Oli päris raske ja pärast selg ikkagi natuke andis tunda. Päeva 2 võttis ikka täitsa läbi. Nii. Ja nüüdseks tegelikult mul on juba tehtud teine trenn ka ära. Ja teine trenn siis seda samat asja. Ja panin vöö peale ja kuna jalgades nagu jõud oli, aga selg kuidagi ei tulnud järgi, siis see vöö aitas ikka päris hästi. Tegin 145 kiloga selle 6x6 ära ja päris hästi ikka aitas, et palju lihtsam oli kohe. Ja ilmselt ma ei taha seda varustust väga peale toppida endale, aga ilmselt sellest raskusest siis enam niisama ei saa, et tulevikus tuleb hakata vööga kükkima edaspidi. Ja. Nii, aga lähme siis edasi ja teiseks harjutuseks on inglise keeles glute bridge. Eesti keeles vist lihtsalt maast puusatõsted või midagi. Et kahjuks filmisin natuke halva nurga alt, aga peaks enam-vähem arusaadav olema. Kang läheb pehmendusega umbes sinna puusade peale, sinna strateegilise punkti lähedale. Ja seda ma hakkasin paar kuud tagasi üldse esimest korda tegema elus. Ja selle harjutuse jaoks enamustes saalides siis on sellised pingid ka nagu tekkinud ikka. Et kus seda kangiga siis kõik teevad. Ja minul härra treener teatis rääkida, et maast olevat parem harjutus kui nendel pinkidel. Kui ma nüüd õigesti mäletan, et siin paari kuu harjutamise põhjal võiks nagu omast kogemusest öelda, et tõesti on raskem. Et seal pingil ma võin täiesti vabalt teha seda, mingi mega suur paus oli sees, ükskord proovisin lihtsalt mingi 120 või 30 kiloga. Silm ka ei pilkunud, krampi midagi ei läinud, probleemi ei olnud. Aga maast tehes nüüd esimesed kuskil 4-5 nädalat oli selline lugu, et jala tagaosa läks krampi kogu aeg ja mingid kohad seal veel hakkasid kogu aeg krambitama, sest et nii kuradi raske oli see harjutus isegi 80-100 kiloga. Et hetkel enam väga seda ei juhtu, aga viimaste seeriatega vahepeal. Nii et see näitab ka selle harjutuse siis raskust nagu ja kui ma treenerile ka rääkisin neist krampidest, siis ta ütleski, et vähemalt läheb õigesse kohta, et peaks pigem vee tarbimist ja võib-olla mingeid muid asju seal üle vaatama, on ju.
ja noh, tunnistan ausalt üles, jah, täitsa ausalt, et mina eelnevalt pidasin selliseid harjutusi täiesti mõttetuteks eitede harjutusteks. Aga tuleb tõdeda, et päris hea asi on tegelikult ka. Ja eriti kui kohanemine selle harjutusega juba kehal nii kaua võttis, et siis võib ikka täitsa väita, et hea harjutus on. Aga noh, oleme ausad, mehed niikuinii seda iial tegema ei hakka. Nii et ma lasen rahus koos tšikkidega edasi seal saalis imelike pilkude saatel ja pole hullu, kannatan ära. Ja seda siis tegin seekord 140 kiloga ja kordused olid seal 6-8. Et alguses tegin 6 korduseid, aga siis vaatasin lõpus, et tegelikult suudan ju rohkem, et ei saa siin lebolasta miskit, ei ole nalja. Tuleb ikka rohkem teha, kui jõudu on, või siis raskust tõsta. Ja teisel nädalal ma nüüd treenin tegelikult natuke pikemate kordustega ja raskused on veits väiksemad. Ja siis on niimoodi, et ma esimest seda 2 harjutust, mis te just nüüd nägite, teen 4 seeriat ja kuskil 8-10 kordust. Nii, ja superseeriaga veel tegin siis ette kummardusi ja tahaasteid. Et mul oli kuskil vist 110 kilone kang ette kummarduste jaoks ja seal kõrval kohe olid 10 kilosed kettad kumbagi kätte ja tegin kohe tahaasteid peale, et siis natuke harjutusi juurde, et nendel nädalatel on seal nimed ka mingi baas, maht, uraal, anaal, ma täpselt ei tea, ma ei hakka siin tarka ülikooli meest mängima, ei hakka siin targutama tõsiselt, jah, see on rõve minu jaoks. Ja noh, nii ongi, et ühel nädalal on natuke ühtemoodi see trenni ülesehitus ja teisel nädalal grammikene teistmoodi, et veits seeriatega mängin ja paar harjutust võib-olla lisan ka. Nii, aga sellega siis saigi jalg piisavalt peksa ja lähen edasi nüüd rinna peale ja panen kohe siit video ka minema. Ja rinnalihasega on siis selline lugu, et 1 nädal alustan horisontaalpingilt surumisega ja teine nädal kaldpingi peal. Nii, see nädal siis alustasin horisontaalselt. Tegin jälle 6x6 süsteemiga, nagu kükigagi. Ja raskuseks oli selline tagasihoidlik 100 kilo, nii ei jõua rohkem ka. Aga ikkagi hea baasharjutus võttis läbi küll ja viimased seeriad olid parasjagu välja kutsuvad. Ja edasi rinnale tegin siis superseeriaga kaldpingil kangiga surumist ja kummidega lendamist sinna peale. Kummilindid selle surumispingi puhul saab kohe hästi kinnitada sinna külge ja ei pea kuskil 2 kohas nagu vibutama õnneks. Et mul on pea iga trenn vähemalt niimoodi, et keegi laseb mingi köie või plokksüsteemi või mingi hantlit kuskilt rotti, sest et ma seal püssiga juures ei valva. Ja selles suhtes mingi tipptunni ajal on loogiline ka, et ma ei teegi sellest mingit suurt numbrit ega ei näita näpuga ega süüdista kedagi. Et see superseeriatega treenimine seal tipptunni ajal ongi veits ebaviisakas ja isekas on ju. Et paned seal mingi plokksüsteemi ja surumispingi on ju kinni. Ja siis arvad, et keegi ei lähe seda ära võtma, et kõik tahavad ju trenni teha, et vahet ei ole. Et eriti kuskil väiksemas saalis on keeruline niimoodi treenida. Nii, aga harjutuse juurde nüüd tagasi minnes ikkagi, et kaldpingil surumist kangiga pole ma teinud päris kaua aega. Et mingi 4-5 aastat ainult antlitega kogu aeg. Ja viimasel ajal olen tagasi sinna kangi peale läinud, et täitsa mõnus on kuidagi. Mõnus on seda kangi peale võtta sealt ja täitsa muidu on tavaline surumine nagu ikka, aga ma ei tea, kuidagi mulle meeldib viimasel ajal see. Ja siis see superseeriaga, see kummilintidega lendamine on nüüd selline huvitav harjutus, mille sain jälle härra treeneri harjutuste pangast. Ja see on nagu omakorda topelt harjutus tegelikult. See nii-öelda siis palvetamise asjandus või mis iganes ma selle surumise korduse lõppu siis teen on ju. Et see on hullult tappev asi, et kui teha lihtsalt lendamist kummidega, siis pole nagu hullu midagi.
aga ütleme, et kui nüüd lihast hästi tunnetad ja lõpus käsi sirgeks surudes korralikult seda rinnalihast pingutad seal, et see paneb ikka korralikult põlema selle lihase, et see on ikka mõnus tunne. Ja ongi ideaalne superseeria harjutus, et teed mingi raske kangiga ette ja siis sellega tõmbad tühjaks korralikult veel, et täitsa mõnus, mulle täiega meeldib. Nii, aga sellega siis ongi see kolmapäevane trenn läbi, et tundub nagu oleks vähe harjutusi ja vähe juttu, aga ütleme nii, et kahte sellist suurt lihasgruppi koos treenida on juba parasjagu välja kutsuv ja et tegelikult ajaliselt läheb mul ikka seal 1,5 tundi või isegi tund 40 läks viimati, et ei ole üldse lihtne päev, aga ülesehituselt samas on jälle lihtne ja läbi võtab korralikult ja nii ta ongi. Ja seal ikka tore, kes minu kavadest midagi leiab enda jaoks, tore on tagasisidet vahepeal kuulda, üks vana sõber võttis siin minu esmaspäevase kava siis ja proovis terve kava järgi teha, ütles, et maru hea asi olevat, et äkki proovib veel mõnda päeva seal, et jah. Ja igastahes tore, kes jõudis jälle lõpuni vaadata ja mis siin ikka peatselt jälle nägemiseni, järgmine on jälle trenni video, kunagi katsume äkki isegi toitumisest midagi kokku panna. Aga selleks korraks siis ongi kõik ja head õhtut või head hommikut või kust te seal parasjagu olete, vaatate ja nägemist.